Tere hommikust ja tere tulemast siis Empowermendi veebiseminarile või õigemini tegelikult töötuppa. Takistus kui võimalus. Aitäh, et liitusite. Mul on väga hea meel teid kõiki siin näha. Ja sealhulgas need, kes on kaamera sisse lülitanud. Minu nimi on Toomas Soosaar ja olen Empowermendis kasvukiirendaja ja juhtimistreener. Ning olen selles rollis tegutsenud juba viimased 16 aastat. Samas rohkem kui 25, isegi peaaegu 30 aastat olen olnud siis erinevates ettevõtetes ka tegevjuht. Nagu ütlesin, et meil täna tegelikult on rohkem töötuba kui mitte lihtsalt selline webinar või seminar või loeng, ja see tähendab siis, et eesmärk ei ole ainult kuulata, vaid ikkagi võtta enda üks tänane päris juhtimis- või kasvutakistus ja teha sellega üks väike praktiline harjutus. Täna me ei lahenda kõiki ettevõtte või juhtimise probleeme. Selle asemel võtame ette siin ühe konkreetse teema, igaüks oma teema. Ja mis selle töötoa lõpuks võiks siis olla sul kirja saada? Esiteks üks valu või takistus sinu ettevõttest. Midagi, mis siis täna päriselt energiat võtab või seda tulemuse saavutamist takistab. Teiseks siis üks kasvuvõimalus või lihtsalt võimalus, mida see takistus või valu endas tegelikult võib peita. Siin on võib-olla oluline nihe, et me ei vaata seda takistust kui probleemi, vaid kui signaali. Räägin sellest natuke lähemalt veel hiljem. Ja kolmandaks, mis siit võiks kaasa võtta, on ja see vaata, et kõige olulisem, üks 7 päeva katse. Mitte midagi suurt projekti, mitte mingisugust strateegiadokumenti, vaid selline lihtne praktiline test, mida sa saad kohe teha. Mõtlemine on tore, aga muutus tekib ikkagi läbi teo või tegemise. Ja kui sa soovid juhina kõike korraga parandada, siis sageli ei muutu üldse mitte midagi. Ehk siis tänane eesmärk ei ole suur plaan, tänane eesmärk on üks selge katse. Enne kui me selle katsetamise ja tööriista juurde lähme, et vaatame siis korraks, miks takistused ja valud organisatsioonis üldse seisma jäävad või mis nendega tavaliselt siis juhtub. Nii, ma loodan, et tuli teile ette järgmine pilt. Ma näen juhtidega töötades sageli sellist mustrit 3 elemendiga. Jällegi, nüüd ma märkan, et mul on siin kolmene muster on mul siin endal ka läbi selle töötoa. Et esimene on siis vältimine. Et takistus on valu, on kõigile teada, aga seda ei võeta päriselt lauale ja sellega ei tegeleta. Või siis öeldakse, et tegeleme sellega hiljem, praegu on meil muud kiiremad asjad. Kõik olete kuulnud seda, et elevant on toas, aga keegi sellest ei räägi. Tüüpiline. Teine element selles mustris on neutraliseerimine. Ehk me lapime kiirkorras selle olukorra või selle takistuse ära. Kustutame tulekahju, aga süsteemi ei muuda
juurpõhjusteni ei lähe või isegi ei ürita seda minna ja mis siis juhtub, et mõne aja pärast tuleb see sama teema tagasi. Kolmas on siis ülejuhtimine. No võib-olla seda võib ka teistmoodi nimetada, aga ei osanud head sõna siia panna, aga sisu on selles, et juht võtab selle probleemi lahendamise enda peale, lahendab ära, teeb otsuse, päästab päeva. Ja lühikeses vaates võib isegi töötada ja töötab, aga pikas plaanis ja perspektiivis ikkagi see süsteem ju jääb samaks. Ja mis võib-olla kõige hullem sellise käitumise puhul on see, et kui juht ise lahendab. Et tegelikult inimesed ei õpigi ise vastutust võtma ja me loome, või siis see juht, kui ta niimoodi käitub, loob sellist õpitud abitust. Et mis siin salata, juhina ma arvan, et olen kõike seda kolme teinud ise ka. Aga et kõik need kolm annavad tegelikult sarnase tulemuse, et juht ja meeskond kõik teevad kõvasti tööd ja kulutavad energiat, aga mingit läbimurret, mingit olulist paranemist ei teki. Nüüd me jõuame natuke selle mõtteviisi muutuse juurde, et see pööre tekib siis, kui me ei küsi ainult, et kuidas see takistus ära lahendada ja kas lahendada. Me küsime, mida see takistus meile tegelikult näitab. Et see takistus ei muutu võimaluseks siis, kui me tahame sellest kiiresti lahti saada. Või siis teistmoodi öeldes, et kui me takistusi ainult lapime, siis ei saa neist kunagi kasvuvõimalust. Ja järgmine samm ongi siis mõtteviisi muutus, mida ma juba mainisin, et takistus ei ole ainult probleem, vaid signaal. Ja vaatame siis, kuidas seda signaali lugeda. Ja see on minu tänase töötoa webinari üks olulisemaid kohti, see on selline mõtteviisi muutuse koht. Et kui me vaatame takistust ainult probleemina, siis meie esimene reaktsioon on see kiiresti ära lahendada. See on nii inimlik. Või siis ära lappida või ära peita. Aga kui me vaatame takistust signaalina, siis tekib hoopis teine küsimus. Mitte ainult, kuidas sellest lahti saada, vaid mida see takistus meile tegelikult ütleb. Ja väga sageli, kui me niimoodi mõtleme, väga sageli see näitab see takistus või valu kohta, kus on mingi kasutamata väärtus, kasutamata võimalus. Ja see võib olla kliendi vaates, protsessi vaates või ka meeskonna või juhtimise vaates. Aga lihtsalt ühe näitena näiteks, ma ei tea, kui kliendid küsivad kogu aeg sama asja üle. Selline valu on meil, ütleme niimoodi. Siis see ei ole ju selge see, et see ei ole ainult kliendi probleem, see tegelikult võib näidata, et meil on ilmselt pakkumise müügiprotsessis või kliendi kommunikatsioonis midagi ebaselget. Ja kui meeskond ei võta vastutust, siis see ei ole ju ainult inimeste probleem, see võib näidata, et ootused, rollid või otsustusõigused ei ole piisavalt selged. Ehk et selle probleemi ja takistuse taga on alati midagi. Ehk et see mõte kokku võtta siis, et takistus ei pruugi olla asi, millest tuleb kiiresti vabaneda. Et see pigem võib olla koht,
mida tuleb paremini lugeda, kuulata, mõista. Ja küsimus võib-olla ongi selles, et kas me oskame ja kas me tahame seda kuulata ja mõista. Et takistus ei ole lõpp, takistus, see on ikkagi signaal. Ja väga sageli, ma ise ka mõtlen enda peale, et ma ikkagi olen, see on nii tavaline, et me ikkagi ignoreerime seda signaali. Ja nagu ma ütlesin, kipume kohe selliste tublide stahhaanovlastena seda kohe lahendama, lappima. Aga teeme selle asja siis nüüd praktiliseks, sest lubasin ju töötuba. Et vaatame ühte lihtsalt tööriista, millega siis saab sellest takistusest liikuda mingi praktilise asjani. See tööriist jällegi lihtne. Takistus, võimalus, katse. Esimene samm. Sõnasta siis takistus ühe lausega, mitte üldiselt, mitte et meeskond ei võta vastutust, vaid natukene ikkagi konkreetsemalt, millises olukorras, kus või millise tulemuse juures see väljendub. See ongi see tarkuse koht, et mitte väga lühidalt, aga mitte väga pikalt, ikkagi ühe lausega. Teine samm, küsi endalt, mis väärtus võib olla selles takistuses kasutamata. Ja võib-olla siia võib tuua juurde selle, et kas kliendi vaade või protsessi vaate või meeskonna vaate, mis iganes te tunnete, et on asjakohane. Ja kolmas samm on, nagu ma ütlesin, et tegu otsustab kõik, vali 1 7 päeva katse. 7 kalendripäeva. Või 7 tööpäeva, võib isegi parem. Laupäev, pühapäev me ei tegele nende asjadega. Ja samas mitte suur projekt, mitte, nagu ma ütlesin, uus strateegia, vaid ikkagi väike test. Ja just sellepärast, et see annab sulle uut infot. Näiteks jällegi, et kui on takistused, otsused jäävad õhku või siis 7 päeva katse, näiteks võib olla see, et ühe nädala jooksul paneme iga koosoleku lõppu 2-3 otsust, selget otsust. Mis peab tehtud saama, kes teeb ja mis ajas. Ja mõõdik siia juurde võib olla see, et lihtsalt mõõdate palju nendest kokkulepetest või otsustest sai tehtud päriselt. Oluline on võib-olla selle tööriista kasutamisel see, et me ei jääks et me üle ei analüüsiks. Et väärtus ikkagi tekib siis, kui sellest takistusest saab katse. Ja see saab 7 päevaga tehtud. Muidu see jääb jälle plaaniks selline mõeldud olukorraks, mida väga sageli ette tuleb. Aga nüüd siis kohe hakkamegi jõuame selle praktilise harjutuseni. Aga enne, kui te hakkate seda tegema, ma ikkagi võtan endale vabaduse ja räägin natuke ja toon mõned näited veel siia juurde, aga olge juba valmis selleks. Teeme selle siis nüüd väga praktiliseks, et võta mingi paber, märkmik või ava omal arvutis mingi tühi dokument. Ja kui ma olen oma sissejuhatuse siin lõpetanud, et siis annan sulle 6 minutit ja siis tuleb üht-teist teha. Ja mis siis teha tuleb? Eesmärk on kirjutada 3 lauset. Ja just nimelt ikka kirjutada, mitte ainult mõelda, sest kirjutades asjad muutuvad selgemaks. Et esimene lause, mis on siis sinu tänane suurim takistus? Mitte üldine mure, vaid konkreetne olukord, mis siis täpselt ei tööta. Teine lause, et mis kasvuvõimalust see takistus võib peita? Mis väärtus on kasutamata? Siin võite veel mõelda siis neid erinevaid vaateid kliendi protsessi või meeskonna vaates.
Ja kolmas lause, et mis on siis üks 7 päeva katse, mida saaksid kohe testima. Ja mingi mõõdik ka juurde, mille järgi siis saad aru, et see katse üldse sulle midagi andis. Ja nüüd ma toon siis mõned näited ka. Takistus. Jäime üldiseks. Meeskond ei võta vastutust. Seal taga on midagi. Ja võimaluseks võib sõnastada siin selle näite puhul, et selged ootused ja mõõdikud annavad tegelikult meie arengule kiiruse, võib-olla tulemuslikkus. Ja katse oleks see, et järgmise 7 päeva jooksul teen oma 3 võtmerolli inimesega sellise 30-minutilise ootuste kokkuleppe. Teed ära. Et ega meeskond ei saa ju, või meeskonnaliige ei saa ju vastutust võtta, kui ta ei tea, mida talt oodatakse. Et alustame sellest. Või teine näide tuleb ka teile ilmselt tuttav ette. Ma olen seda kuulnud ja eriti just nagu juhtmeeskonna liikmetelt, et juht on pudelikael otsuste tegemisel, et asjad jäävad tema juurde seisma. Ja võimalus siin loomulikult on ju siis see, et see otsustusõigused selgitamine tõstab tegelikult meie jällegi läbilaskevõimet või kiirust. Ja mis siin katse võiks olla näiteks, et teha mingi otsustus või vastutusmaatriks mingisuguste korduvate otsuste kohta, mis on näha, et seisma jäävad. Ja siis tuleb mõõta lihtsalt seda otsuste tsükli aega. Põhiline see, et ära otsi siin perfektset sõnastust ja need näited, mida ma teile tõin, need ka kindlasti perfektsed ei ole. Aga kirjuta lihtsalt esimene aus versioon, mis sul pähe tuleb. Ja oma praktilisest asjast. Ja kui see 3 asja teil kirja saab, siis juba esimene samm selleks, et takistusest saaks võimalus, on juba väga tehtud. Nii, ja nüüd me võtame siis selle vaikse aja ja ma panen siin omale stopperi käima. Mitte stopperi, vaid kus on see 6 minutit. Nii, minu stopperi pealt on aeg otsas. Ja nüüd ma hea meelega võtaks ette mõned jagamised, mitte pikalt, mitte võib-olla kõik. Ma loodan, et mõni teist on nõus siis oma kogemust jagama. Ja just nimelt kogemust jagama, mitte nõu andma. Et ma ei tea, 30-60 sekundit. Ja võib-olla oleks tore, kui keegi on valmis siis jagama lihtsalt oma 3 lauset. Mis oli takistus või on? Mis võimalust see võib peita? Ja mis on siis sinu katse? Et just läbi sellise kogemuse jagamise, mitte nõu andmise, on suurepärane viis õppimiseks tegelikult. Ja see vahe on hästi oluline selles osas, et nõu andmine võtab teiselt inimeselt vastutuse ära või vähendab seda. Aga kogemuse jagamine jätab teisele inimesele valiku ja kontrolli. See on sellise mastermind metoodika lähenemise põhimõte. Olen seda korduvalt kasutanud ja ise ka sellises programmis osalenud, kus seda
seda metoodikat kasutati ja see töötas väga hästi ja ma tahan täna lihtsalt proovida siin koos teiega. Nii, aga see, kes on valmis, ava mikrofon ja palun jaga. Nii, vabatahtlike. Tere, ma võin jagada võib-olla siis. Aitäh, nii tore. Et mina panin selle, et tänaseks suurimaks takistuseks on kasvu ja uuendustega seotud ebaselgus rollide struktuuris ja protseduurides. Kasvuvõimalus või väärtus, mida see takistus peidab, on siis see, et selgem struktuur, rollid, vastutused, et see muudaks siis kogu selle selle flow ja protsessid efektiivsemaks ja tulemuslikumaks. Ja kuna natuke sellega otsast ka alustanud, siis kuna see on natuke suurem töö, siis ma selle 7 päeva katse panin pigem selle, et kaardistada läbi protsesside kõigepealt need osakonnad ära üldsegi. Suurepärane, aitäh jagamast. Meil on natuke aega ja see on lihtsalt suurepärane. Mul nii hea meel, aitäh, Maile. Madis, sul on kaamera sees, äkki oled valmis ka jagama? Jaa, mina kirjutasin, kuna ma olen siin ettevõttes suhteliselt uus töötaja, siis mina kirjutasin enda jaoks lihtsalt välja, et ma näen, et meil on potentsiaalselt üks süsteem, milles valesti ja mida kasutaja rolli on võtnud projektijuhid, kuigi seda peaks tegelikult võib-olla täitma allpool olevad isikud. Ja ma näen, et siis see probleem on, kus siis projektijuhtide aegressurss on valesti kasutatud, siis tekitab juba järgmised probleem. Ja kuidas siis seda parandada saaks, mis katse võiks olla, siis see katse peaks olema see, kus me suuname siis õigeid inimesi tegema neid siis vajaminevaid tööülesandeid, mis on tegelikult ette nähtud puhtalt juba ka andmeloogikast, et me sisestame andmed seal, kus nad tekivad, mitte siis juba kuskil kontoris, et kui need andmed on kuskil õues elektriliinide all siis mõõdetud või üles täheldatud, pildistatud, siis need tuleks seal sisestada. Ja kuidas mõõdame seda, siis üsna lihtne on siis süsteemist lõpuks jälgida seda, et kes on selle andmesisestuse siis toime pannud, et kui on ülesanne määratud inimesele, aga nimi on keegi teine, siis tegelikult on üsna selgesti mõõdetav. Väga hea. Suurepärane. Et siin ongi kõige olulisem koht see, et nagu ma ütlesin, see takistus muutub võimaluseks tegelikult siis, kui sa teed selle ära. Aga aitäh jagamast. Väga õpetlikud tegelikult ja ma usun, et teistel, kes jaganud siin praegu, ka saite võib-olla siit mõne idee juurde, kuidas oma takistust ja valu defineerida, kuidas oma võimalust märgata ja kuidas oma katse täpsemaks lihvida. Aga võtamegi tegelikult selle tänase webinari töötoa vaikselt kokku, et tegelikult ju sul on nüüd kirjas. Ma loodan, et kõik kirjutasid 3 asja. Üks takistus, üks võimalus, üks katse. Ja nagu just äsja ütlesin ja minu soovitus on jätkub väga lihtne. Ära jää edasi planeerima. Tee see katse lihtsalt ära. Ja mitte perfektselt, vaid samas ikkagi piisavalt hästi, et saada uut infot ja tulla selle takistuse juurde võib-olla uuesti tagasi, veel kord vaadata, mida ta mulle räägib ja see järgmine muutus võib-olla veel teravamalt
ja konkreetsemalt ära teha. Et ma tegelikult selle tänase töötoa ja webinariga ma tutvustasin tegelikult väga lühidalt ja kokkuvõtvalt juhtide arenguprogrammi ühte moodulit. Ja noh, tegelikult ma natuke tegelesin praegu iseenda müümisega samal ajal, et ma jõuangi siit sellise oma üleskutseni, et kui selline lähenemine erinevate sellise juhtide strateegiliste väljakutsete lahendamiseks sind kõnetas ja sa tahad nagu päriselt töötada oma juhtimisväljakutsetega sellise 90 päeva rütmis, siis selleks Empowerment mina sealjuures avab sügisel juhtide arenguprogrammi Võimatu võimalikuks, kasutades sealhulgas, nagu ma siis mainisin, seda mastermindi metoodilist lähenemist. Et see saab olema selline mitte ülemäära suur, pigem väike premium grupp, siin mõelvad omanikke, CEO-d, äriüksuste juhte. Selline 12 nädalat, iga nädal, üks strateegia, üks tööriist, üks otsus, mida on võimalik kohe nagu ellu viia. Ehk siin ja see QR-kood siin viib otse selle programmi landing page'ile ja noh, kui te siit slaidilt paremalt poolt vaatate, siis see täna me käsitlesime ühte strateegiat, näe takistust kui võimalust ja samamoodi on siin muud järgmised moodulid. Et miks siin on Steve Jobsi pilt, et selle programmi väljatöötamisel olen ma innustust saanud Steve Jobsi lähenemisest ja tema põhimõtetest. Et kuidagi mind see väga kõnetas ja selle pealt see programm sai loodud. Ehk et see programm on sulle, kui sina oled see, kes vead ikkagi ettevõtte või suure osa sellest ettevõttest kasvu ja tulemust ja tahad teha päris läbimurde. Kui sa tahad selgust, selgemat ja fookust ja et strateegia ei jääks PowerPointi, vaid ikkagi reaalselt jõuaks ellu. Kui sa tahad näha ja tunda enda ümber tugevat juhtide ringi, kus saab arutada päris väljakutseid ja tahad teha otsuseid, mis on sul võimalik kohe ka ellu viia, siis kandideeri. Tahad muuta ikkagi võimatu võimalikuks, siis see on sulle võimalus. Et nagu ma ütlesin, see kandideerimisvormi link on siin. QR-koodina ma saadan sellega või mul kolleeg saadab siin teile järelkirjas koos siis selle salvestuse ja tegelikult ka selle töölehega, mille harjutust me tegime, et saate seda uuesti testida. Nii, aga enne päris lõppu ma võtan ette ka mõned küsimused ja mõtted, et ma juba märkasin chati on mõned küsimused tekkinud, aga kirjuta veel siia, võtke palun see aeg ja andke mulle ka tagasi, et ma saan ka seda juhtide arenguprogrammi paremaks teha, et mis sulle siit kõige rohkem jäi kõlama. Kui oled valmis jagama, siis jaga ka sinu 7 päeva katset. Mind ikkagi huvitab tõesti see, et kas sul tekkis siin mõni uus vaatenurk oma tänasele takistusele. Ja reaalselt ma loodan, et kui mingi takistus sai natuke selgemaks, siis ei ole see mitte raisatud aeg, vaid väärtuslikult kulutatud aeg.
ja kui ma vaatan korra siis chati. Alvar, ahah. Takistuseks on tellimuste vähesus, mis oleks võimalus ja katse. Nii, aga ma ikkagi natuke ärgitaks Alvar sind ennast mõtlema, et mis see võimalus on või noh, tegelikult, mis on võib-olla kus see potentsiaal peidus, et meil on tellimusi vähe. Et alati on ju hea lihtne öelda, et turg on kehva, aga äkki on mingi potentsiaal, ma ei tea, paremas teistsuguses müügitöös või on meil hoopis tellimusi sellepärast kehva, et meil ettevõttes sees asjad üksuste vahel ei toimi, et ma nõu ei oska sulle siin kohe kindlasti anda. Et see võimalus on sul kindlasti selle ettevõtte sees, oma meeskonna sees olemas. Alvar. Jüri küsib või kirjutab, töötajaid on vähe ja nad on ülekoormatud erinevate ülesannetega. Müügitöö jääb nõrgaks, tootearendus venib liiga pikalt. Vot siin on nüüd jällegi ehe näide, et kõik asjad on kehvasti. Kõik asjad on takistused, et me jõuame sellise fookuse ja prioritiseerimiseni, et ikkagi üks asi korraga. Et kui sa tegeled, ma just enne vist ütlesin ka, kui tegeled, tahad 10 asja või siin on 3 asja korraga parandada, siis ei juhtu mitte midagi, et mida mina olen teinud, on ikkagi sellistes olukordades ikkagi reaalselt nagu uuesti üle vaadanud, et milline see sisemine töökorraldus ja millised ressursid mul on vajalikuks enda soovitud eesmärkide saavutamiseks. Et ma otsiksin seda võimalust sealt. Ja mis see katse on siis, mida on võimalik nagu kohe ära teha, et ikkagi, ma ei tea, kaardistan oma väärtusahela ja vaatan, kus need kitsaskohad siis on täna. Et ma ei taha ja ei oska sulle nõu anda, aga saan jagada oma kogemust. Et Jüri, tule ja kandideeri sellesse programmi ja sa saad sealt ka teiste juhtide kogemust, mis annab sulle tegelikult kätte tee, kuidas takistus lahendada. Ma loodan, et siiralt, et see ei olnud mitte raisatud aeg. Igal juhul ma tänan, et sa osalesid ja kaasa mõtlesid ja nagu ma ütlesin, et ma loodan, et sa saitsid kaasa vähemalt ühe konkreetse takistuse, mida sa ei vaata enam lihtsalt probleemina, vaid ikkagi signaalina. Ja võib-olla sellest töötoast üks mõte, mida ma tahan, mis kõlama jääks, võiks olla see, et ära kiirusta seda takistust kohe nagu ära kaotama. Keegi küsi kõigepealt, mida see sulle tegelikult näitab. Ja kõige olulisem, tee ära midagi reaalselt. Mitte perfektselt, aga siiski piisavalt hästi. Et läbimurded ei alga suurtest plaanidest, need ikkagi algavad, et juht märkab midagi olulist ja teeb ühe väikse teadliku sammu. Ehk et takistus ei ole lõpp, see on järgmise kasvusammu algus. Et saadan, nagu ma siis lubasin, järelkirjaga salvestuse, töölehe ja uuesti selle programmi kandideerimislingi ja aitäh veel kord
osalemast, kohtumiseni järgmistel Empowermenti webinaridel, kogemuslugudel ja loodetavasti mitmega teist ka siis sügisel juhtide arenguprogrammis. Kohtumisel. Aitäh, head aega! Aitäh!